Alates märtsi algusest istub valitsuses kinni hädaolukorra seaduse muudatus, mis reguleerib muuhulgas elanikkonnakaitse koolitusi ja varjumiskohti. Uue siseministri hinnangul tuleb eelnõud veel analüüsida, kuid endise siseministri kannatus katkes ning sotsiaaldemokraadid esitasid valitsuse eelnõu parlamenti ise. Küsimus on Eesti inimeste turvalisuses, küsimus on variandites, varjumiskohtades, ohuteavitussüsteemis, mida täna põhimõtteliselt Päästeametil pole luba isegi katusele pandud sireene testida, et selle jaoks peab õppusid korraldama, et seda teha. Et selliste kitsaskohtade lahendamine olukorras, kus meil on Venemaa kõrval, me mõistame kõik, et see ei ole midagi sellist, et kus kohas arutame, mõtleme, vegeteerime, et sellega ongi kiire. Kui eelnõud ei võeta Riigikogus vastu enne suvepuhkust, lükkub vajalike taristute ehitamine ja koolituste läbimine poole aasta võrra edasi. Kaitseväe sisendi järgi peaks ettevalmistused olema ka tehtud hiljemalt 3 aasta jooksul. Läänemetsa sõnul on muudatuste peamine pidurdana peaminister Kristen Michal, kes ei suuda võtta seisukohta. Kui mina olin veel minister, siis peaministril võttis väga pikka aega ja asjad seisid tema taga, nüüd seisavad ka. Peaminister ei suuda ära otsustada, kas ta toetab siis elanikkonnakaitse koolituse kohustuslikuks muutmist siis avaliku sektori töötajatele või mitte. Pigem on asi selles, et see teema ja lisaandmete hankimine on võtnud natukene rohkem aega, lisaküsimustele vastamine, et sellistes põhimõtetes meil mingisugust lahkheili ei ole. Taro sõnul vajavad lihtsalt mõned asjad veel täpsustamist. Näiteks, milline on kohustuslike koolituste mõju ühiskonnale. See on loogiline, et opositsioonipoliitikud alati soovivad mingit punktivõitu ja tähelepanu pälvida, et selles ei ole midagi sellist paha ega ebaloomulikku, aga samas, kuna meie huvid langevad kokku selle teema lahendamise osas, siis tunnustus selle käigu eest ja leiame selle üksmeele seal Riigikogus. Kõik on ette valmistatud, isegi ministri määrused, kõik on ette valmistatud, kooskõlastusringil käinud. Ma ütlen 2 aastat seda protsessi tehtud, et seal on väga palju sisendit, väga palju analüüsi taga, et tänases julgeoleku olukorras meil ei ole võimalik minu arvates oodata ja see ongi see põhjus, et kui tõesti asjad peaministri taga seisavad, ma tulin valitsusele appi. Peaminister viibis ise täna Lõuna-Eesti visiidil ning ei pidanud vajalikuks teemat omalt poolt kommenteerida. Küll aga viitas tema nõunik, et eelnõu toodi valitsusse 4. märtsil ning valitsus lagunes juba 6 päeva hiljem. Seega mingit venitamist ei toimu. Kuigi Läänemetsa sisse antud eelnõu kattub valitsuse omaga, arvab Taro, et võidujooksus jäävad peale siiski nemad. Ta on selles menetlusprotsessis mingil määral kaugemale juba jõudnud ja seal jõutakse see seisukoht ja otsus kiiremini kujundada ja ta jõuab ka valdkonnakomisjoni ilmselt kiiremini, kui see alles eile sisse antud eelnõu. Vahet ei ole, kumb neist saab siin vastu võetud. Tähtis on see, et ta vastu võetud saaks. Sotsiaaldemokraadid toetavad mõlemat versiooni.